tulemast Tempeli-Augio kirikusse, mis on Taivanlahti koguduse kirik Helsingis Töölö linnaosas. Kirik ise valmis aastal 1969 ja arhitektideks olid Tuomo ja Timo Suomalainen. Kiriku teeb eriliseks fakt, et see on raiutud looduslikku kaljusse. Kui tavaliselt ehitatakse kirikud ikka nii, et see oleks taevale ju võimalikult lähedal, siis Tempeli-Augio ehitati hoopiski maa alla. Ringikujulist kirikusaali katab vasest ja klaasist kuppel, mille kaudu pääseb aga looduslik valgus kirikusse sisse. Aga juba alguses oli rahvas taolise kiriku ehitamise vastu, sest kirikut nimetati kivimosseeks ja saatana punkriks. Inimesed tahtsid ikka traditsioonilist katedraali. Oleme Tempeli-Augio kiriku katusel. Kas te olete olnud kunagi mõne kiriku katusel? Mina kardan üldse igasuguseid katusele ronimisi ja kõrgeid paikasid. Nüüd ma saan aga vabalt öelda, seisan katusel ja ei mitte mingisugust hirmu. Kiriku katusele on rajatud ka selline väikene aed lillede ja ma ei tea, võib-olla isegi marjapõõsastega. Mõned inimesed käivad siin koertega jalutamas. Igal juhul nagu see kirik kutsub enda juurde. Mina ei tea, ma siin olen näinud juba ausalt öeldes 2 koeraga jalutajat. Tekib selline kahetine tunne, et kas on ikka õige koera pissitamas käia kiriku katusel. Aga kuule, hüppame koos korraga, kas kõmiseb ka? Ja kuidas veel? Kuulete? Niimoodi kõmiseb, ma kujutan ette, all ühter praegu kõigub. Mehed mõtlevad, mis, kas kõige vägevam müristama kukkunud. No vot, et vaata veel kord ikkagi lakke. Mõtle nüüd ise, see laes on 22 kilomeetrit vasest riba niimoodi kiritud ringiratast nagu suur selline spiraallaes. Ma saan aru, jah, ei ole kullast nagu sinu maja katus, aga ikkagi väga ilus, kas pole? Minule Tempeli-Augio kirik väga meeldib. Siin on moodne sisearhitektuur ja arhailine graniitsein. Modernne, aga väga uhke orel. See graniitsein on täpselt selline, nagu ta kunagi kiriku loomise algusaegadest esimeste puurimisjälgedega jäi. Need siin on pikad puurimisjäljed, mis tehti selleks, et murendada seda massiivset graniidilahmakat. Tõenäoliselt lasti nendesse aukudesse hiljem väikesed dünamiidipadrunid, mis aitasid siis lõhata seda tohutut kivimassiivi. See graniit siin ise on väga soe ja selline võimsa mulje jätab nii nagu ühes sellises pühakojas olema peabki. See on looduse võim, looduse vägi, mis on siin kirikus sees. Tempeli-Augio kirikusse siin Helsingis tasub tulla. Kui mitte usu, siis arhitektuuri pärast kindlasti. Pealegi on ta Länsisadamale väga lähedal. No nii sõbrad, meie suvised seiklused siin Soomemaal hakkavad lõppema, oleme taas Tallink Megastaari pardal ja on õige hetk heita pilk möödunud suvele tagasi. Kristjan, mis sinule Soomemaast kõige rohkem meelde jäi? Tead, tegelikult jäi kogu see reis nagu sellise ühtse ja väga silmi avardama paketina. Nimelt, nii kohe siia laevale tulles Megastaari pardal astudes sain ma selgeks, et siia laevale on võimalik osta endale nii-öelda garaažiboks, ehk et kus saad siis sõidu ajal, kui teistel autotekil viibimine on keelatud, siis sina saad oma asju käia autos toomas, autosse viimas. Väga mugav ja mõnus asi. Kindlasti tasub järele proovida. Ja teine asi, Soome jõudsid, no põhimõtteliselt terved Soomed katavad sellised 4-realised suured maanteed. 120 kannad minna ja tunnen ennast jube hästi. Kätes rool, nii maanteel ma lendan, huulil mõnus kantriviis. Ja kolmas asi, mis oli kõige suurem üllatus minu jaoks. Mökkid, Soome mökkikultuur. No see on asi, millest ma olen siiamaani ilma jäänud ja mul on tuliselt kahju, et nii on läinud. Vot see on mökki. Nüüd on õige hetk seda viga parandada, sellepärast et mõelge ise, võtate sõbrad perekonna pundi peale, põrutate kuhugi mökki. Põhimõtteliselt iga järve äärest on võimalik endale see mökki rentida ja siis seal õhtul sõpradega koos istuda, viinerid praadida. Noh,
võtta loomulikult üks korralik leil ja minna lõpuks veel sinna järve ujuma. Nii et väga mõnus reis, minu jaoks täiesti uued tuuled, uued sihid silme ees. Olen sinuga 100% nõus, kõik need asjad olid fantastilised. Aga kui rääkida kohtadest, mida me külastasime, siis kindlasti jääb mulle meelde Parikkala skulptuuripark, kus üks eraklik Soome kunstnik lõi aastakümnete vältel sadu ja sadu skulptuure. Kristjan, kas ma praegu näen õigesti? Sest mulle tundub, et selles skulptuuri suus on ehtsad inimhambad. Täpselt nii teed, su silmad ei peta sind. Siin on päris mitmel skulptuuris suus päris inimeste hambad. Loomulikult meeldis mulle tohutult Sirius Sport Resort ja sealne tuuletunnel. Oleme kui Formula 1 kuljetajad, Räikkönen ja Häkkinen. Kus te saate minna ja proovida vaba langemise tunnet. Te saate lennata päriselt, ilma et peaksite hüppama välja sellisest kõhedast liikuvast lennukist ja te ei ole kindlad, kas teie langvari ikka avaneb. Sellest ma räägin, kas te nägite, kus ma möllasin? Sirius Sport Resort on koht, kuhu minna, mitte ainult siis, kui tahate vaba langemist tunnetada, vaid kui näiteks tahate õppida surfamist, nii nagu Kristjan seda tegi. Kui tahate nagu suve tunda, siis ärge minge Pirital, kus on 10 kraadi ja lainet pole. Tulge siia, siin on laine ja 20 kraadi. Ja kui juba rääkida sellistest füüsilistest aktiviteetidest, siis loomulikult ei saa ma unustada oma esimest paraseelingu kogemust, mille ma sain Saima järvel. Paat võtab tuurid peale ja aeglaselt teed läheb meie juurest eemale. Teed, kuidas on? Tõusta selle kauni järve kohale ja vaadelda sealt ülevalt linnulennult neid tuhandeid saari. Saima järvel on kokku 14 000 saart, kas te kujutate seda ette? Ja loomulikult, kui kõike seda teenust pakub sulle Soome ainus professionaalne paraseelingu tiim, siis see on hea tunne. See tähendab seda, et te astute kuivajalaga sellesse paati ja väljute sealt kuivajalaga. Vette ei sulpsata te kordagi. Nii et, armas rahvas, teie, kes te vaatasite neid saateid ja võib-olla tekkis ka selline isu, et tuleks ja prooviks kõige järele. Ärge mõelge pikalt, mina soovitan küll soojalt. Pange kamp auto peale, sõitke Soome ja käige läbi need kohad, mis võib-olla meie käisime, võib-olla avastate ise veel mingeid selliseid põnevaid kohti. Nii et kindlasti tasub tulla ja ärge unustage, õhtul nakid kaasa ja mökitama. Nii et tere tulemust Soome. Ja tead, Kristjan, viimane mõte. No? Talvehooaeg on varsti ukse ees. Talvel on Soomes päris palju teha. Mökid töötavad aastaringselt. Töötavad. Avastamist on, tegevusi on. Jagu. Nii et uute seiklusteni. Uute seiklusteni.